Kui mõelda, milline metafoor või milline kujund aitaks kujutleda niisugust head väärtuslikku linnaruumi on ju, et siis see ei ole elutuba. See pigem võiks olla näiteks lapse või nooruki tuba, kus toimub kogu elu. See ruum pakub avastamise võimalust ja see püsib värskena. Keeran hoopis vasakule, kui ma tegelikult pidin minema paremale, sest sealt kostus mingi äge heli. Nägin eemal kedagi tuttavat või ninasõrmetes oli mingi mõnus kutsuv kardemoni saia lõhn näiteks. Et hea väliruum on heas mõttes selline ajaröövel. Kui traditsiooniliselt pink pannakse tee äärde või parki kuhugi äärde, siis see on hästi passiivne olek, et see pink on ühelt poolt lähenetav ja sa lähed sinna, et sinna istuda ja vaadelda mööda kulgevat elu. Aga nüüd, kui me mõtleme, et me ei taha luua asju, mis on ääres, vaid mis astuvad selle ruumi keskel, mis on nii-öelda peal, siis me hakkame nendest elementidest mõtlema hoopis uuel moel. Osad tootepered ongi alguse saanud sellest ääreala ellu äratamisest või võimestamisest, et kuidas me lahendame ära müüripealse osa, mis seni oli võib-olla kõle või külm või tundus ohtlik. Piirid on tihtipeale see, kus midagi ei juhtu, piir lõpetab ära. Ja kui me paneme pingi selle müüri peale, siis see müür ei ole enam lõpp, vaid on see koht, kus siis üks ja teine pool kohtuvad. Ja tuues sinna valgust, eks loomeme sügisõhtus kodusema tunde, kuna müür on nii või nii kuskil võib-olla eemal ja ääres, siis ongi seal nagu vaiksem. Meil on tooteperesid, mida on võimalik ehitada peaaegu ükskõik mis kujuga ning mille juurde saab mõelda erinevaid lisadetaile, näiteks selliseid lahedaid väikeseid lauakesi. Miks see laud hea on? Kui ma linnaruumis ringi jalutan või saan seal sõbraga kokku, on meil tihti kas kohvitops käes või käekott, mida tahaks mugavat kuskile panna, et selline väike element muudab tänavamööbli palju paremini lähenetavaks. Sa saad ilma mõtlemata aru, mida seal teha võiks ja tunned, et võiksid seal pikemalt peatuda, mitte ainult hetkeks puhata. Et asukoht päriselt kutsub seal kauem aega veetma. Siis räägime toodetest, kus meil on lihtsalt vaja edasi liikuda. Meie ühiskond on otsustanud olla keskkonnateadlikum. Selleks on vaja muuta kogu meie ökosüsteem, sealhulgas peab meil olema võimalik prügi sorteerida tänaval. Tihti oleme mõelnud oma toodete puhul ka sotsiaalsetele aspektidele, mille üheks heaks näiteks on pandipakendi kogumissahtel prügikastil. See täidab kahte eesmärki. Esiteks, see muudab pudelite korjamise protsessi inimväärsemaks, et keegi ei peaks prügikastis sobrama, et neid kätte saada. Ja teiseks annab see selge juhise neile, kes soovivad pandipakendi ära visata, et kuhu nad võiksid selle panna. Toote räägitav lugu on tegelikult selle olemise põhjuseks, et toode räägib nii selgelt oma kasutusest, et ta jääb meelde kontseptuaalselt. Näiteks, kui tumbad on painduvad ja võimaldavad seal peal ennast mänguliselt liigutada ja niheleda või kui nad on paaris lahedate laudadega, mille külge sa saad oma kotti riputada, et sa ei peaks seda kuskile põrandale panema. Või kui osad istumiskohad on visuaalselt justkui nagu lauad, kuigi tegelikult võimaldavad enda peal ka istuda. Et see toode ise annab oma kuju ja materjali valikuga aindust, kuidas seda saaks kasutada ja jätab samas mänguruumi. Kui me Exteris tooteid arendame, siis me teeme seda väga põhjalikult ja see kõik võtab sellepärast nii kaua aega, et me üritame alati kõikvõimalikud kivid korraks ümber pöörata ja vaadata, kas mõni muu lähenemine annaks meile hoopis teistsuguse toote. Kas meil oleks kasulikum valida teistsugused materjalid või kuidas oleks võimalik välisturgudele suuremaid partiisid eksportida. Ja kas mingi toode võiks olla üksteise sisse asetatav või lihtsamini transporditav. See on see meie nii-öelda kvaliteedikiiks, et me ei taha anda turule tooteid, mis tegelikult ei tööta. Eksteri ei loo linnaruumi. Tegelikult otsib neid võimalusi linnaruumis. Otsib inspiratsiooni ja me püüame selle inspiratsiooni keerata uuteks lugudeks. Ja me teeme seda loomulikult inimestele, kes iga päev siin kulgevad, aga eelkõige me kummardame ruumiloojate ja arhitektide suunas ja kui nemad meie lugudest aru saavad, siis me õnnestume. Avalik väliruum on kasutamata võimalus. Peame suutma seda haarata, peame suutma seda sisustada, et me ei tekitaks liigseid selliseid ebakohtasid või selliseid kohtasid, kus tegelikult ei ole meeldiv olla või kus ei toimu mitte midagi. Sellist ruumi on meie ümber väga palju. Kui me ise selles muutust ei nõua või ka selle nimel ei pinguta, siis võib-olla see jääb veel pikaks ajaks, nii et väliruum, kasutame seda ägedad.